tere hommikust! Tervitus kõigile kontoritöötajatele, eriti neile, kes töötavad kodukontoris. Täna tuleb kaunis päev. Kodukontoris võib olla keeruline keskenduda, sest segajaid on palju, aga seda enam aitab, kui koostad endale sobiva päevaplaani. Üle- või alatöötamise vältimiseks pane paika tööpäeva algus ja lõpuaeg. Päevaplaani lisa ka söögi- ja liikumispausid ning treening ja pea neist kinni. Võimalusel tekita endale ruumiliselt eraldatud töökoht ka kodus. Kui laua ja tooli kõrgust reguleerida ei õnnestu, kasuta loovust. Leia mugav tööaset, pea otse, õlad vabad, selga käed toetatud, põlved ja puusad täis nurga all, jalgadel piisavalt ruumi ja tallad maas. Sülearvutiga töötades ei pea alati ju istuma. Hei, ma zoomingi täna seistes. Diivanil töötades aseta selle alla kõrgendus. Aeg-ajalt siruta ja liiguta jalgu. Sa oled ju oma kodus ning vaba liikuma igasugustes asendites. Kasuta vähemalt 5-6 erinevat asendit. Saad seda teha kas või koosoleku või kõne ajal. Seisa ja kõnni, istu sirgelt ja lösuta. Võta rätsepiste, ole põlvili ja kükkis, rulli kõhuli ja selili. Kodune töökoht peab olema korralikult õhutatud ja valgustatud. Võimalusel jäägu aken töölaua suhtes küljele ja kuvar aknaga risti. Tea, et silmi kurnavad kõik ekraanid. Seega aeg-ajalt puhka ning tee silmaharjutusi, vaheldumisi lähedalt kaugele vaadates. Puhkehetk pole oluline vaid silmadele. Eriti istuva töö korral tee ka regulaarseid liikumispause. Kõige lõbusam on neid teha koos lastega. Tantsida, hüpata, võimelda ja venitada on võimalik igas kodus, kas või üksinda. Regulaarne trenn, näiteks videotreeneri abiga, peaks samuti igasse nädalakavasse mahtuma. Parem on muidugi treenida spordiklubis või õues, aga kindlasti mitte seal, kus korraga koos palju inimesi. Aeroobset treeningut vajad nädalas vähemalt 150 minutit. Tähelepanu vajab ka vaimne tervis, eriti kui senine elu- ja töökorraldus on kardinaalselt muutunud. Põhisoovitus on, ole iseendaga lahke ja kannatlik. Väike produktiivsuse langus on normaalne ning kindlasti võta puhkus sotsiaalmeediast. Alati aitab rääkimine lähedaste ja sõpradega. Seega suhtle igapäevaselt inimestega, keda usaldad. Lisaks tööülesannetele ja liikumisele vajab planeerimist ka toitumine. Valmista ette tervislikud vahepalad ja söö kindlatel kellaaegadel. Joogiks vali alati tavaline vesi ning väldi soolaseid ja magusaid näkse. Kõht täis, meel hea. Ja muidugi uni. See on eduka tööpäeva fundament. Seega hoolitse, et saaksid igal öösel vähemalt 7-8 tundi magada. Nojah, teadagi pole päevad vennad, eriti kodukontoris. Seega tunnusta ennast ja oma pereliikmeid ka siis, kui igasse päeva kõik soovitused ei mahu. Ka väikesed sammud on edusammud.